Härra Enno Puu, oleme siin Porsche ringil Eesti ringraja meistrivõistluste esimesel etapil ja see on ühtlasi ringraja 90. hooaeg Eestis. Et olge hea, rääkige ringraja ajaloos võhikule inimesele natukene oma ringraja ajaloost ja siis sellest ägedast rattast, millega ta siin väljas olete. Mina alustasin võidusõitu 68. aastal. See oli veel Pirit või selle pioneeride koolinoorte palee oli Ujula tänaval. Ja 69 aasta ma tulin juba Kalevi suursõidu võitjaks. Ja sealt ta vaikselt läks edasi. Mis klassis see esimene võit? 50 klassis veel oli, noorteklass oli see. Ja siis tuli see sõjaväeaeg vahele ja siis hakkas see ja siis ma jäingi ühe masina peale. Ma vahepeal Rotaxiga proovisin ka, aga see oli nii lühike aeg. Ja nüüd ma olen selle peal olnud nagu kogu aeg ja tänavad räägivad kibe tõde, aga 55 hooaeg vist nagu peaks olema selles hetkest möödast. Hakkasin täna lugema just neid päevi. Mitu võitu selle pika karjääri jooksul võiks olla? Kalevi suursõidu võitusi ja mul on 5 tükki ja need liidumedalid on ka igat värvi. Mis sellest kõige enam meelde on jäänud nendest võistlustest? Eks need suursõidud olid ikka kõige kõvemad sõidud. Need liidumeistrivõistlus, see oli minu jaoks nagu teisejärguline. Suursõit oli kõige suurem sõit nagu. Miks just see? Koduringrada ja värk ja kuidagi nii ta oli ja siis käisid siin teised rahvused käisid ka siin kohal ja nii ta oli. Kas on meeles, mis nendest võitudest kõige raskemini äkki kätte tuli? No neid on ikka olnud siin kõige viimane, kõige liidu viimane sõit, ma sain liidu hõbeda. See oli ka väga terav sõit, sest viimases Kosenu kurvis olime kolmekesi kõrud ja kes nüüd viimase ringi ära teeb. Ja seal ma jäin teiseks. Mul liidu hõbedat enne ei olnud, sain viimase liidu hõbedaga veel. Räägime natukene nüüd sellest rattast ka, mis rattaga on tegu, kui vana? See ratas on K175 B-klassi mootorratas. See on sportmootorratas, nagu ta ei ole võidusõidu mootorratas. Neid hakati tegema enne 70. kuskil 70. aastatel ja see on mul 79. aasta ratas, nii et täna lugesime kokku 44 aastat vana. Kui palju töötunde siia on võinud minna omal ajal? Ma arvan, neid ikka on natuke. Ja siis ega ta siin päris pealt näha, ta paistab, sest B-klass me ei tohtinud palju ringi teha. Meil oli teatud nõuded, seda ei tohi teha. Ja siis me kõik niditasin, mis seal siis kuskilt kuidagi kiirust välja saime. Nii see on käinud. Mille poolest ta võib-olla eriline on või mis tema iseloom on sellel rattal? No ei tea, jõudu on ja minekut natuke on selle aja kohta. Tänapäeva mootorrattad muidugi palju kiiremad. Aga selle ajada kohta, ega ilmaasjad medalit ei antud. Tähendab, midagi pidi olema. Kas teil oli ka omal ajal valida, millist motospordiala näiteks harrastama hakata krossi, hipodroomisõitu, ringrada? Et miks just ringraja kasuks otsustas? Kuidagi ringrada jäi. Ma hipodroomi proovisin ka mõned korrad, seal ma olen ka isegi Eesti meistrivõistluse paaril korral võitnud ära ja neid pedestaali kohti ka on muid olnud, aga 2 võitu on ainult hipodroomis olnud. Hipodroom oli ka tore sõita. Aga miks just ringraja teile meeldis? Ei tea, jäi nagu kuidagi ja see jäi nagu põhialaks. Te olete nüüd hiljem retroklassis ka sõitnud ja ilmselt palju näinud neid kaasaegseid rattaid ja kaasaegseid võistlusi, et mis mulje sellest jääb? Uued on kiired, väga kiired rattad ja kubatuur on teine ja võimsam ja tehnika areneb väga kiiresti. Meil on ikka põlve otsast tehtud asjad nagu veel. Praegu näiteks kolivil selle rattal ei leia. Selle kõik ise teema, ise treima. Meie omad läheb poodi, vaatavad, ilus läigi, ostan selle. Meil seda võimalust ei olnud. Nii ongi, see nii kui praegugi. Et kaasaegsed sõitjad ilmselt tehnika tundmises ei ole nii kõvad kui teie omal ajal? Ma kardan küll. Nii ta on. Aga suur aitäh teile selle väikse intervjuu eest ja nende ägedate kogemuste eest, mis te meile olete aastate jooksul andnud. Aitäh teile ka. Aitäh!